Tere! Me oleme nüüd renoveerimas enda korterit, kes ei teadnud, siis praegu on küll aprill juba, aga 4 kuud tagasi me ostsime selle korteri siin Kopenhaagenis siis meie nimele nii-öelda. Ehk siis ostsime selle välja, et me oleme siiamaani tegelikult seda rentinud, aga kuna meil tuli võimalus, et osta seda korterit, siis me ostsime selle, kuna meil oli juba tegelikult seinad värvitud mingis mõttes ja me plaanisime nagu nii elada siin võimalikult kaua, ehk siis mõned aastad ikkagi, ja sellega seoses siis tekkiski võimalus, et osta korter või osta see välja ja 31. detsembril me tegelikult tegimegi seda. Ja nüüd oleme paar kuud kogunud raha, kuna me läksime täiesti nulli tegelikult selle kogu ostuga. Ja olemegi kogunud nii-öelda siis natukene sääste tagasi ja täna või nüüd otsustasime, et aeg on teha siis meie nii-öelda suurtuba ja garderoob nii-öelda natukene kodusemaks. Ja siis panna vahetada nagu kapp välja seal, panna peegel sinna, teha niisugune garderoobi nurgakene ja eriti sellega seoses, et ma olen samal ajal hetkel rase hetkel, siis aeg nagu natukene tiksub ka, et ei ole päris see, et teeme, ma ei tea, aasta lõpus me ilmselt niimoodi enam ei renoveeri, kui me praegult renoveeriksime. Ja ma tean, et tuleb ilmselt kommentaare, et Birgit, et kemikaalid ja kõik need, mis värviga tulevad kaasnevad, et ole ettevaatlik ja me oleme väga ettevaatlik. Just for the information. Ja Hendrik enamasti värvib ikkagi, et mina lihtsalt valmistan seda seina ette, et värvida ja aknad on lahti, uksed on lahti, et ei saa nagu päris kivi alla ka ennast peita. Et mul on omad mõõdud, kuidas ennast hoida teatud asjade eest. Nii et jah, ühesõnaga, ma näitan teile, kuidas see hetkel välja näeb ja siis näete seda protsessi, kuidas see välja hakkab nägema loodetavasti mingi hetk. See on siis suure toa nii-öelda nurgakene. Meil on siin niisugune riiulike, milles on väga palju asju. Nagu näete, et seal on nagu tõesti segadus. Me vahetame selle välja ja siis värvime selle seina siin ära ja siis selle nurgakese, mis on siis välisukse juures, me muudame ka ära. Et mingi hetk nagu vahetame selle pingi välja, toome siia peegli, ühesõnaga asju vahetame. Ja siis terve sein siin läheb nüüd värvimisele. Me oleme tegelikult juba ostnud selle riiuli, mis läheb siis teleka alla. See ootab siin oma järge nii-öelda, et me saaks selle sinna panna. Nii. My handyman. Please don't beat around the bush and I don't want to push, but you're making this hard. I know something's going on. There's dishes in the sink and trash in the front yard. Can I help you anyhow? Or? You can help us support her with you. Okay. Tell me, what can I do? Do I go for a walk? Should I stay with you? I'm tired of sitting on my hands, watching what I love wilt like a houseplant. Niimoodi ma näin välja iga päev, aga ma jätsin Hendrika praegult värvima. Praegult nagu pühapäev. Ning ma ise lähen tegelikult tantsutundi andma 20 naisele. Ehk ma siin teen selliseid bootcamp'e, et anda naistele nagu midagi edasi, teadmisi, stylingut tantsus ja see on nagu see minu lisa nii-öelda sissetulek siin enda põhitöö kõrvalt, mida vahepeal teen, kuna ma olen üks põhilisi tegelasi siin üldse Taanis tegelikult, kes teeb lady stylingut bachatale, if that makes any sense.
ja kuna ma olen rase, siis see on põhimõtteliselt mu viimane ka enne aasta lõppu. Nii et let's get into it. Here we go! Olen tagasi tantsimast, meil oli 20 naist, tantsisid minuga koos ja nüüd ma hakkan, meil on selline maal, kuhu me tahame teha samas värvis osakest, mis on meie uus sein ka. Nii et seda ma teengi nüüd. Ma selle vlogin nüüd kokku. Mu selja taga on siin sein, mis me värvisime. Ja ongi pühapäeva lõpp. Ja naudime siin viimast osa pühapäevast, kell on juba 6. Päris valge veel väljas. Ja teeme La Shine'it siin. Või Hendrik teeb hetkel. Ja peale seda maalimist või siis seinade värvimist tuleks koristada see jamasid kõik ära ka, nii et nüüd ma seda teengi. Aga näeme järgmine kord. Tšauki! Ütled ju lõikadki. Tšauki! Nüüdseks on tegelikult juba august ja ma panen seda videot hetkel kokku ja avastasin, et sellel videol pole ei lõppu ega äärt, mistõttu ma praegu filmingi, ma olen siin lõpu otsas tegelikult rase hetkel ja kuna mul on emaduspuhkus juba, mul on aega panna videosi kokku, siis ma panen selle video kokku, aga ma teen sellele videole ka korraliku lõppu nii-öelda ja ma näitan teile, kuidas see sein ja kõik see välja lõpuks näeb. Ühesõnaga, me värvisime selle seinatärvenist ära. Siin on Hendriku riided praegu kuivavad. Aga me värvisime selle seinatärvenist ära. Me panime sellise uue kapi siia. Siis meil on just baby shower, sellepärast on meil lõhupallid siin hetkel. Aga siia on plaan tuua riiul. Siia on plaan tuua siis niisugused akustilised plaadid ja peegel. Kuid hetkel siis selline kerge uuendus meie korterile. Pehme, niisugune beežikas toon, mis tegelikult ei ole väga suur vahe valgega. Lagi on valge, siis te näete nagu, tegelikult suurt vahet ei ole, aga see annab mingi niisuguse pehmuse siia juurde. Ja kuna meil oli tegelikult sein nagu nii määrtunud, siis might as well paint it, kuigi me mõtlesime, et tegelikult võiks olla toon tumedam, aga never mind, it's done now. Ja me oleme väga rahul selle kapiga, see on nii ilus siin. Meile meeldibki niisugune earthy, puidune tunnetus korteril. Ehk siis selline. Ja nüüd ma lõpetan selle video ära. Näeme järgmises videos. Tšau!